Mis te kastidega teete? Edon, mis teete kastidega? Hakkame homme kolima. Hakkate kolima või? Kuhu te kolite? On põhiline, meie hakkame vist kolima, et meie, vaata, ta rääkis meist, et sina ei ole teretulnud. Ja. Aga jah, tegelikult kastid on sellepärast, et need ongi kolimiskastid, hästi lühidalt öeldes. Ja lühidalt öeldes on need juba teine sats. Jah. Sedasi me siin siis niimoodi kastide otsas elamegi. Või noh, oleme nädal aega tegelikult elanud. Täna oli siis juhtus sükäsi, et ma pean õhtul minema peole. Et noh, võiks midagi viisakat otsida selga, aga need asjad olid kõik pakitud juba ära, ehk siis terve see kapp on tegelikult nagu seisnud juba kastidega siin üle nädala. Nii et, aga enam pole kaua jäänud selles suhtes, et vaikselt lisandub lihtsalt kaste siia ja siis homme läheb juba suuremaks selliseks nii-öelda pakkimiseks ja ootangi tegelikult bussi, mis peaks kohe meile hoovi tulema. Bussi sain kätte, õnneks on see seest tühi, neid saab kasutada kolimiseks ja saame siit ka madratsi, ehk siis noh, selline ta on nagu ta on, aga kolimine võib alata. Nii, madrats on peal ja nüüd käisin kardina järel, õigemini mitte kardin, vaid selline pimendav ruloo, et sellisest kohast võtsime kohe, kui keegi tahab teada. Ülinormaalne, e-poest tellisime ja lihtsalt siit sain kätte ja oligi kõik ülilihtne, ülimugav. Nii et jah, jätkame kolimisega. Täna on lõpuks käes see päev, mida me oleme. Täna on jah, käes see päev, mida me oleme kannatamatult 2 nädalat varjanud. Oodanud ja varjanud ja pakkinud ja tegelikult on need riiulis on kõik need, meil on ju see kastisüsteem, tegelikult on selles suhtes hea kolida, et võtad lihtsalt kasti ja viid ära ja siis teed tühjaks ja... Aga siis muud jällegi, sööme ja... Jah, ma hakkan kohe omletti tegelikult tegema, sest meil tuleb paar poissi appi kolima. Kolimine käib usinasti. Midagi on juba tehtud, nii et esimene sats on kohe varsti valmis minema. No tegelikult ei olegi palju, olles jäänud mingi 4 kasti, paar kohvrit ja voolipesud. Ja kelder. Ja kelder. Ja... Võte, me oleme uues kodus. Mingi 80% asjadest on siin ja ma arvan 1 bussitäis veel ja viiele tänne. Lein küll ütles, et 80% on toodud, aga 80% toast. Terve kelder on veel tühjaks vaja teha, nii et läheb kõvasti aega. Meie muudku kolime, keegi väsis ära. Magab laps. Oleme vait, rollime, sina sõida. Nii, kelder on peale pakitud, toast on veel asju peale pakitud, see on nüüd teine bussitäis. Nii et ega muud väga polegi, vaikselt asi edeneb. Ja sõidame, ilm muidugi ei ole väga fantastiline, aga sellest on meil täitsa ükskõik. Leen on samal ajal juba teises kohas, pakib asju lahti, nii et ma loodan, kui me kohale jõuame, siis peaks koht nagu korter juba tühi olema, et saame uue kraamiga minna. Nüüd võib öelda, et on peaaegu kolitud, juba kajab, aga nipet-näpet on veel mõningad üksikud asjad jäid veel siia, et tuleme Leenuga, saame paaril päeval käia. Aga jah, nüüd võib öelda, et on peaaegu kolitud. Meil on suhteliselt kõik lahti pakitud ja nüüd koristame, sest siin vist on elanud mingi väike laps enne, sest need on nagu toidu mingi jäätmeid täis. Aga asjad on peaaegu lahti pakitud ja meil on väga vähe maha jäänud, nii et ühe päeva tehtud tegelikult. Me oleme tublid, eks ole. Absoluutselt ja meil on olnud väga super tublid abilised. Tervitame siinkohal Rihot, kes tahtis ka mitte kuulsuseks saada. Esimene õhtusöök, ametlik õhtusöök on söödud. Uues kohas, mitte lihtsalt õhtusöök. Jaa, sorry. Ma tahtsingi just teada, et tegelikult täiega olen väsinud. Mina vähemalt, ma ei tea, kuidas sinuga lood on. Mul on okei.
et tegelikult ma ei tassinud nii palju, ma lihtsalt hakkisin lahti kõiki pakke ja tegelikult see tassimisega oligi nagu noh, vaata vanast kodust nagu anda või noh, bussi vedada oli lihtne, aga siis ongi see, et bussist nagu siia on ju. Ja siis kõik lahti pakkida ja siis mingi pesed ja toimetad ja ma tahaks öelda järgneva 5 aasta jooksul ma ei taha kindlasti palun kolida, nii et jääme siia, et no kuidas magasite? Tere hommikust. See esimene öö uues kodus on nii-öelda möödunud. Veider oli, päriselt ka täiega veider oli. Mis ma tegin õhtul oli see, et Leen reegelt tahtis lobiseda, noh naised ju noh. Ja siis oli see, et ma tahtsin kuulata, et kui palju see maja nagu läbi kostab, kui palju ma mingid naabreid kuulen või midagi sellist, aga täitsa okei oli. Ja veider oli, me magasime voodis, see oli nii imelik nagu. Ja Meelis ütles magamine, et kuule, see oleks nagu mingi Airbnb. Ja nagu lihtsalt nagu ei ole voodis nii koha maganud. Et olemegi kas põrandal või diivanil või kuidas kunagi, aga ei väga hea oli või veider või mis iganes. Teil on väga kaunis hommikumantel. Ta nüüd ütles, et nüüd tal on põhjust kanda seda. Jaa, ei, mulle väga... Miks ma ei ole hommikumantel varem kandnud, on seepärast need on, mis meil on mingid need rõvedad fliisist, aga see on ikkagi siuke mõnus frotee ja nagu ma tunnen ennast tõelise bossina. #Hugo-boss. Et tegelikult täna on meil toimetamist, me lähme vanasse korterisse ka, sest... Ja teate veel üks hea uudis, ma saan kõik oma ilusad Villerõipuhi kruusid välja panna, sest siin on ruumi. Ja, et me lähme vanasse korterisse tagasi, sest seal on nipet-näpet tuua. On meie kolimissaaga teine päev. Tulime vist sõprade juurde, võtsime neid riidepuid, sest neil oli mingi terve kastitäis ja meil jäi veits puudu. Ja nüüd me lähme tagasi oma vanasse korterisse, võtame sealt veel viimased asjad, näiteks külmutuskapide ja asju. Süüa võtame ja siis ära vehi. Ja siis koristame ära, ma arvan selle ja tegelikult on see homme üleandmiseks valmis, kuigi meil on aega 28. veebruarini. Ja mingi salapärne üritus. Jaa, meil on täna see, et üks meie sõber, või õigemini see aegne sõber tuli Tallinnasse ja ütles, et davai, tulge 15.30 ja meil on teil üllatus. Kõik, tegelikult on kolitud. Ma jätsin siia veel ainult tolmuime ja sest ma tulen homme päeva, et tulen veel läbi. Teen puhtaks ja muud polegi. Nahed on kolitud või? Nii et homme on reaalselt viimased, täna isegi homme saaks tegelikult anda selle juba uuele omanikule, aga... Ja, me ise tunneme, et oleks võib-olla vaja rohkem koristada, et ma ei taha ise anda nii... See ei ole must, aga lihtsalt ma ikkagi tunnen, et nagu peaks koristama veits. Ma olen lihtsalt koristusfriika selles mõttes. Aga lähme siis uude kohta. Meile saabus üks toode, mis Ali videost välja jäi. Selline... MacBook, ma ütleks. Saad avada. See on tegelikult peegel. Tada! Ja siis see keerleb igat pidi, vaata. Kuidas mul ära väga kõvasti keerleb. Siin on väiksem peegel, mille ma saan näiteks kinnitada iminappadega siia. Ja siis ma saan kulme kitkuda, sest siin on nii valge. Ja siin on tegelikult mingid eraldi need levelid ka sellel. Mul on hea meel, et sul on hea meel. Jah, sest see on Meelise tellitud mulle, ma isegi tuleks selle peale, et tellida peeglit endale. Nagu, mul oleks sellest suurendavast piisanud kolmandikuda. On äge või? Ja. Sul meeldib siin või? Jah, mulle on enda kodu ka. Aga see on natukene kaugem. Kui juba. Meil on ka uus pereliie. Nali! Ei ole. Vaata, tal hullult meeldib musitada. Aga ei, tegelikult me tulime külla. Jah. Aga mõtlesin algul teeksin, et üngsti teeksin mingi room touri ja siis ütleks, tegelikult see olegi meie oma. Kuna Hedo lugeda ei oska, siis ta ei saa aru, kuhu me tulime, aga me tulime Tondraba jäähalli. Probleem on. Ta ei ole kunagi uisutanud ja ta ei taha, ta tahab vaadata. Aneme uisud jalga! Nüüd oma jalanumbrid välja. Mis emotsioonid teid valdavad?
väga põnevad, sest ma ei ole mingi 10 aastat uisutanud, ma arvan. Päriselt või? No millal me viimati käisime sinuga koos, siis kui me endale uisud ostsime ja Nevenedega rohkem uisude peal näinud. Noh, Ja siis ka, kui su jõuluvaha tegid. jaa, siis ma ka uisutasin. Need samadega. Jaa, mul olid ka Ma sellised panen mustad. sulle särgipüksi, Jah. kui sa käid. Tere hommikust või tere õhtust, millal iganes te vaatate, on esmaspäev ja kell on 7:27. Ja meil on siis nii-öelda esimene tööpäeva hommik uues kodus, nii et vaikselt hakkame settima. Me teame, tahaks ära minna täna mingi 7:40, et vaadata, kuidas on liiklus siit poolt minnes. Ja nii edasi, et sest näiteks tehnikast vanasti minnes oli väga oluline, kas sa läksid 7:42 toast välja või sa läksid 7:45 toast välja või jäid hommikusse või ei. Nii et vaatame, kuidas siis meil siit poolt minek toimub täna. Ja ongi tegelikult kõik. Ma ei tea, mitu korda me oleme seda öelnud selle vlogi jooksul. Aga ma olen meie vanas kodus, ma koristasin kõik ära. Müüsin osasid asju maha, kõiki päris ei õnnestunud veel müüa. Mis siis nii-öelda siia alles veel jäid. Ja tegelikult ma ei oska rohkem midagi öelda. Uus elu võib alata. Või noh, mitte niivõrd kuivõrd uus elu, aga uus elu uues kodus. Et aitäh, et te vaatasite. Aitäh, et nii pikalt viitsisite vaadata. Ja tegelikult väga muud ei olegi. Homme tuleme siia tagasi, teen mõned pildid ja siis läheb see korter juba kellegile teisele. Aga teiega kohtume juba järgmises videos, nii et ärge unustage siis subscribe ida, panna sellele videole like. Jälgige meie tegemisi ka Instagramis @marimeil.eu, et sealsete story'de vahendusel saate siis nii-öelda rohkem igapäevast ülevaadet meie elust. Nii et muud ei olegi, aitäh, et vaatasite ja kohtume juba järgmises videos.